Tere hommikust! Või noh, tegelikult nii hommik enam ei ole. Kell on 12:30. Minul hakkab teine katse hakata sõitma siis New South Walesi poole. Sõidu pikkus on siis mingi circa 5 tundi. Ja seekord loodame ka kohale jõuda. Tšau! Tere õhtust! Kätte on jõudnud 22. septembri õhtupoolik. Kell on 7:30. Mina olen saabunud Victoria piiri peale, põhimõtteliselt et 5 minuti kaugusel umbes pidi olema New South Walesi piir. Nagu näha, õues on kott pime ja mul on veits mingi alla 200 kildi sõita, mingi 170 kilti. Aga noh, tuleb teha lõunapaus, vaadata, et autol kõik hästi oleks, sest et sai ju kihutatud 3,5 tundi järjest siin praegu. Kui enne ma mõtlesin, et ma sõidan selle 2 tundi veel, mis mul sõita on, panen ära ühe otsaga, et mis see ära ole, on. Sest nüüd ma ikka hakkasin mõtlema, et ei ole ju mõtet maksta siin ekstra öö eest, et kõik autosööbimisasjad on ju olemas, et võib ju proovida siin ühe öö autos ka ära magada, et hoiabki raha millegi arvelt kokku. Käes on 23. septembri hommikupoolik. Mina jõudsin just New South Walesi. Käiks piiri juures seisma ei saanud jääda, sest piir oli täpselt enne silda ja seal oli igal pool teetõkked ees, et tee äärde ei saanud tõmmata. Aga noh, New South Wales on nagu Victoria siiamaani, et noh, võib-olla tegelikult ausalt öeldes hetkel on vähem puid. Aga mul on veel umbes 150 kilomeetrit sõitu ees ja vaatame, kus meid New South Walesi teed viivad. Olen saabunud sihtkohta ja nüüd ma ootan, kuni siin see töötaja või omanik tuleb, et ma saaks kusagile ennast sisse seada, aga kuhu? Jumal teab. Mõtlesin, et teen kerge kodutuuri ka. Siin voodid, kapid. Igasugu asjad ja väike külmkapp. Ja siis on siuke dušinõrk peldik. Et noh, midagi erilist ei ole, aga ajab asja ära küll. Näitan ringi, et kus kohas ma täpselt elan. Siin saab autosid parkida, loogiliselt. Siis natukene pead edasi kõndima. Siin on üks kuivatimasin. Siin on teine ja see on siis pesumasin. Ja $5 maksab siis pesu võsta. Siit saab, ei saagi. Suks miske pärast 2 päeva järjest, ma ei tea, mis selle uksega toimub. Siis tulen ringiga. See on tegelikult 3 viisi, kuidas sisse saada. Ja siin on meil piljardilaud, teleks ja asjad, aga mitte keegi tavaliselt telekat ei vaata, kui siis piljard. Ja siin on ühiskasutatav köök. Kõik siuksed potipannid on olemas. Ja see on igal ühel on oma riiul. Ja vot, siin on minu asjad. Nii, ja nüüd oleme tagasi väljas. Seal on peamaja, et seal ma käin siis oma arveid maksmas. Ja saan ka omale pesumasina jaoks $1 koine. Sest et ühelgi normaalsel inimesel ei ole nii palju koine. Seal on ka pesemisvõimalus. Siit saab filtreeritud vett, aga ma ühe korra proovisin, väga ei meeldinud, nii et ma joon ikka poest ostetud pudeli vett. Siin on teine köök. Siin ma ei ole kordagi süüa teinud. Ja
küll ilus on. Näitame siis selle teise pesumisruumiga ära, et siin on nagu rohkem kuivateid ja pesumasinaid. Vähe uhkemad kui see, mis mul on. Ja tegelikult, kui aus olla, see ongi tegelikult mul esimene kord, kui ma üldse siin olen, nii et nüüd on mul see ka nähtud. Kahjuks pean tõdema, et selle mõjutuse eest ma maksan küll hingehinda 294 toltsi nädalas. Et noh, tavaliselt on mingi 150 või 200, kui just tasuta ei ole. Aga noh, see oli põhimõtteliselt ainukene võimalus, mis mul üldse siin olemas oli. Ja ma pidin hetkel selle vastu võtma, et äkki tulevikus saab siis mingi uue töö, parem töö, kus on siis nagu mõjutus juba olemas või odavam ja palk ka juba siuke vähe ette. Hommik. Täna on 27. september, kell on 7 saanud. Mina olen ilusasti just tööle jõudnud, 3. päeva muidugi. Kannan ilusasti juba siukseid ilusaid riideid aine. Ja praegu on siis hommikune esimene kohvipaus. Kestab veel mingi siuke 10 minutit. Ja siis alustamegi juba tööga, millest ma siis teen ka veel mõned klipid täna. Võiks ju rääkida natukene tööst endast, et hetkel 8,5 tundi on umbes tööpäeva pikkus. Hommikul on siis siuke 15 minutit kohvipausi, siis teeme 3 tundi tööd, siis on veel siuke pool tundi kohvipausi, siis teeme 2 tundi tööd, siis on lõunapaus ja siis teeme siuke veel 2,5 tundi tööd ja lähmegi koju. Ja nagu enne sest klipist näha on, et siis töö on põhimõtteliselt, et hetkel kühveldame kõike, mis seal on, teraviljad ja saepuru, muld ja kühveldame kõik selle Bobcati kopa peale ja siis tassime välja selle kõik. Ja miks me teeme siis seda? See on siis riisihooajaks ettevalmistamine, kuna eelmine aasta oli ruumipuudus, siis otsustati, et võetakse veel kasutusele veel rohkem ladusid. Ja praegu ongi, et me tühjendame ära, teeme puhtaks neid, et kui nüüd peaks saaki rohkem olema, siis saab ära kasutada ja need augud ka ära täita. Et muidu jääb tühjus siin. Noh, ega mul palju ei olnudki tööst filmida, ütleme nii, et nüüd on ilusasti alanud tee kodu poole ja tee kodu poole siis kestab mul iga päev 20 minutit. Tee pikkuseks on 30 kilomeetrit ja põhimõtteliselt 90% ajast sõidan ma täiesti pikal sirgel. Maks 2 kurvi on terve tee peal ja see on üsnagi igav tee. Aga noh, it is what it is, et peale lõunapausi, tavaliselt me teeme niimoodi 12.45 hakkab lõunapaus, 45 minutit umbes lõunapausi. Aga täna lõpetasime või tegime 13.15 alles lõunapausi, lõpetasime kell 2, kuna see vend, kes meil muidu sõidab Bobcatiga, see siis põhimõtteliselt pidi arsti juurde minema, ütles, et supervisor siis tuleb ja sõidab ise, kuna kellelgi meist 4 ei ole nagu õigus sellega sõita ega mingit litsentsi. Ja põhimõtteliselt siis ootasime, rääkisime igasugu jutte, ootasime ikka veel, et see supervisor tuleks, kuna meil oli juba kopp juba ammu täis laetud. Ja ootasime üle tunni aja, kell juba oli 3 läbi 7 minutit või nii, lõpuks supervisor tuli, aga
aga kuna meie lõpetame tööpäeva juba 3.15 ja 3.30 saame clock out'ida ennast, et siis põhimõtteliselt ütles ka, et noh, et kuulge, et pange asjad ilusasti, ma viin koorma ära ja ongi teie tööpäev läbi ja oodake, kuni kell saab piisavalt vastavalt palju, on. Ja nii oligi, see oligi kogu tööpäev. Tere tulemast Darlington Pointi. Hakkas 50 ala ja üsnagi koha otsa on 40 ala, mis käitib koolipäevadel kella 8 kuni 9 ja kella 2.30 kuni 4. Ehk siis minul on kell praegu siin 3.52, mis tähendab seda, et ma olen täpselt paar minutit enne selle ala lõppu